Sisu on sinu ettekande kõige olulisem osa. Siin peaksid sa siis väga selgelt välja tooma oma põhilise idee või ideed. Ole hoolikas ja jälgi, et sinu esinemine ei oleks liiga sisumahukas. Teisisõnu, püüa olla oma väljaütlemistega lihtne ja võimalikult loogiline. Hea on näiteks käsitleda oma ettekannet nagu gümnaasiumi lõpukirjandit või siis näiteks esseed. Too iga oma ettekandes välja toodud teesi ehk idee juurde näiteks 3 veidikese erineva nurga alt sellega sobivat näidet. No näiteks on kõneleja eesmärgiks müüa mingit raamatut. Ütleme näiteks, et selleks on kuidas looduses ellu jääda. Ta on loomulikult selle raamatu ka ise põhjalikult läbi lugenud ja teab, mida ta müüb ja millest räägib. Sissejuhatuseks on raamatumüüja rääkinud näiteks olukorrast, kui ta eksis looduses ära ja ei osanud enam metsast välja tulla ja kuidas ta siis mõtles, et mida teha ja kuidas ellu jääda. Ja kohe tõrgatas talle pähe, et ta peaks käituma nii või teisiti. Raamatust ja selle lugemisest pole ta veel rääkinud. Nüüd asub raamatumüüja rääkima oma müügiobjektist, raamatust, mis oleks teda aidanud, ehk siis asub oma ettekande sisu juurde. Esmalt toob ta näite sellest, kuidas oleks raamatu lugemine tolles eelpool mainitud olukorras aidanud. Seejärel räägib ta sellest, et raamatul on palju praktilisi kasutusi ka tavaelus, näiteks siis, kui on tarvis vanaema pool maakodus märgade puudega ahju kütta või kui on tarvis näiteks külmas ja niiskes suvilas oma last soojas hoida. Kolmandaks toob raamatumüüja sisse näiteks üleüldise teadmiste pagasi suurendamise või IQ tõstmise faktori. Ükski teadmine ei jookse mööda külgi maha. Kas tekkis huvi seda raamatut osta? Võimalik, et minu näited olid liiga pealiskaudsed ja vähe isiklikud, aga nad olidki kõigest näited ja raamatumüügiga ma ei tegele. Küllap andsid nad natuke aimu sellest, millised need näited olla võiksid, mis ettekande sisu ja peamist ideed toetama peaksid. Jäta siis meelde, et iga idee juurde võiks ideaalis kuuluda 3 illustreerivat näidet. Räägin sulle 3 olulisusest veel, kuid siinkohal on sul vast hea teada, et 3 jagunemine ja 3 näite toomine on hea viis olla meeldejääv ja haarata tähelepanu. Veel üks huvitav viis oma ettekande sisu paremaks muuta on kasutada niinimetatud advokaadi meetodit. Inglisekeelses kirjanduses kasutatakse selle kohta väljendit the lawyer's method. See meetod on välja töötatud Anglo-Ameerika advokaatide poolt, kes peavad oma sõnumi viima 12 tavakodanikust koosnevale vandemeeste kogule. Kuna sinna kogusse võib sattuda igaüks, ka selline inimene, kellel pole kohtumõistmisest suurt aimugi, peavad advokaadid oma sõnumi väljaütlemisel olema arusaadavad ja lihtsad ning meeldejäävad. Pikaajalise praktika tulemusena on välja selgitatud, et kuulajad kipuvad panema paremini tähele seda, millest räägitakse lõigu alguses ja lõpus. Seega tasub oma ettekandes pöörata erilist tähelepanu nii sissejuhatusele kui ka lõppsõnale, aga ka iga sisu osas toodud näite või lõigu algusele ja lõpule. Ka siin võib väga edukalt kasutada juba eelpool mainitud 3-1-2 meetodit, kuid väikseid huvitavaid nippe on veelgi.